tere tulemast meie Ironmani teekonna peaaegu et finišisse. Täna on üks päev enne stennivõistlust. Ehk siis laupäev 7. august ja täna on täispika distantsi võistlus. Me tulime, võtsime siis minu võistlusasjad ära või? Ehk siis põhimõtteliselt käepaela sain need kotid, kuhu sisse tuleb asjad panna, mis lähevad vahetusaladesse ja nii edasi. Siin on ikkagi asi palju keerulisem, ma seletan kodus natukese täpsemalt. Täna on ilm päris kehva, nii et ma tunnen kaasa kõikidele täispika tegijatele. Aga mis siis ikka ole, kui sa Ironmani teed, siis ainult lust ja lillepidu ei saa see niikuinii olla. Ja saime oma asjad kätte. Vaatasime siin üldse natukese ringi. Nüüd lähme... Covid-test on tehtud? Jaa, just õige. Ma pidin tegema testi ennem, kui ma oma asjad kätte saan, ehk siis ma üldse võin võistelda. Aga see oli kiirtest ja kuidas see käis üldse nagu? Kõik võistlejad peavad tegema, sest tegelikult Covid-testi... Kes ei ole vaktsineeritud? Jah, kes ei ole vaktsineeritud või siis ei ole viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. Ja kiirtest väidetavalt. Noh, ta oligi kiirtest, sest 15 minutiga sai vastuse. Nii et ma olen valmis minema koju oma asja valmis panema, nii et võtame oma pollitõuksid sealt tagant, mis meil pausi peal on oodanud terve aeg. Ja sõidame auto juurde, läheme koju tagasi, äratame Eduardi ülesse ja paneme võistlusasjad valmis. Käib või? Jah, lindistab. Näite Eduardit, tema näitas ülesse. Igastahes. Kõik pooliku osalejad saavad sellise koti endale. Siin sees on selline ümbrik, tähendab tegelikult oli süsteem selline. Koha peal peab ümbriku lahti tegema. Ümbrikust võtma välja sellise rohelise käe peale ja selle koha peal endale käe peale paneme nende silme ees. Siin on ujumismüts. Siin on mu number. Neid on palju, need tuleb kõik kleepida igale poole. Ja siis on ka jooksunumber. Siis siin kotis on omaette kotid. Sellised. Selline on rattavarastus. Punane on jooksuvarastus. Ja siia lähevad asjad, mis ma panen pärast siis uuesti selga endale. Finišis. Ehk siis ma hakkan neid sortima. Ja ma arvan, et on timelapse äkki või? Nii, toome ratta korra tuppa. Paneme rattaga kleepsuu peale, numbri, pudelid külge, ratta valmis. Ülejäänud kotid on valmis ja siis põhimõtteliselt pakime kõik autosse ära. Siis tuleb ära viia need ka varsti. Aga ennem Marti juba jookseb kõvasti, nii et varsti lähme vaatame ta finišit. Edvard istub nagu viieline sellega. Me sõidame nüüd Marti finišit vaatama, sest Martil just praegu sai joostud palju? 27,9 kilomeetrit ehk siis varsti hakkab juba minema tema viimane 10 kilomeetrit, viimased 10 kilomeetrit. Ehk siis me läheme vaikselt linnahalli juurde, paneme auto sinna, võtame sealt nagu ikka tõukerattad, lükkame jalaga hoogu, võib-olla vajutame elektriga juurde ja oleme finišis. Finišis on Viibeki, kes annab äkki Edvardile ka särgi sellise Team Alt. Täna oleme Team Alt. Edvard? Õhtul kell 7 ma olen Team Astur. Jah, ja täna õhtul on number 1 fight show, kus Michael fightib, nii et me hoiame täiega talle pöialt ja täiega elame südames talle kaasa. Kahjuks, kuna ma homme võistlen, siis ma täna puhkan kodus ja ei ole lubatud minna vaatama koha peale seda.
Noblessneri Tiisna ehk Marti on rajal ja kohe varsti peaks ta tulema lõpetama oma esimesed täispika Ironmani. Ülikõva. Nägime teda ka korraks. Viibekes nägime ka. Viibek ütles, et Marti võttis oma vanuse liidrikoha tagasi. Edward on siin seal ergutab ilusti täisi. Ja jah, loodame, et Marti võtab enda vanusegrupi liidri positsiooniga või selle võidu ära. See tähendab seda, et ta saab siis pääsema Hawaiile. All right, guys. Let's quickly get Becca on because this is one of the stories we have here. Marty usually works for our team. He works relentlessly, so we want to tell his story, and he think he wants to say something. She said yes. Did you say yes? Yes. She said yes. What's up, Ed and Daddy? Kus me läheme? Soome? Ei lähe. Kus me tegelikult läheme? Harku või? Tulime Harku järve juurde ära, siin on rattavahetuspunkt enne peale ujumist, siis ehk me viime ratta pluss rattavahetuspunkti kott ja jooksuvahetuspunkti kott. Viime need ära. Minu aega hakkab 5 minuti pärast, kus ma saan need asjad ära anda. Lisaks vist peaks laskma vaadata üle endal rattarehvid, tähendab rehvirõhud. Ja siis paneme need asjad ära sinna. Vaatad korra, see on niisama, viskab pilgu peale. Marti ja Vips kihlusid! Jaa, ülikõva ju. Ja siis lähme paneme asjad ära ja lähme koju puhkama. Ja Edward läheb meie eest Maikelile kaasa olema. Karmin, kus sa oled? Ma ei tea ise ka. Ma olen siin kinni. Liige on lääge, liige on lääge. Teate, mis tähendab soome keeles liige on lääge? Noh? Liikumine on tervislik. Just, õige! Minge kuulake kõik IVG uut lugu. Liige on lääge. Põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et Karmen ja Edward jäid sinna taha. Mina sain üksinda rattaga sisse ja pean ratta ära viima. Siin on mingi case nüüd jälle. See on mingi case. See on olnud kõikidel võistlustel ka nii, et ratast viia ära oma kohale. Pead sa panema kiivri pähe, et siia tulla. Kõik on õige. Kiiver on ohutuse teema ja see peab olema peas. Nüüd ma otsin enda koha üles ja panen oma asjad valmis. The next day. Head sõbraskordaseid, jah, see päev on käes. Nägi Martit ka. Noh. Tahab midagi rahvale ka rääkida või? Ei ole midagi öelda peale selle, kui ma läksin ratast panema, sest seal oli nii palju tuttavaid. Nägin tuttavaid kaasaelajatest, kes olid Rakverest olnud oma mingite inimestega, kes osalevad. Ja kes veel teisi osavõtjaid, vanu kooli klassi või paralleelklassi, mis iganes. Vaid ära tuttavaid, kellega pole ammu suhelnud, siis rõõm on, äratundmisrõõm on siin kõige suurem. Sa tunned ära kellegi, kes veel sinuga koos piinleb, keda sa tead. Et ei, tegelikult kõik on lahe. Tunne on tegelikult hea. Ja ma ütlen ausalt, ma ei tea, mis soojendust need vennad seal teevad. Kõik, kes ka lipsu on selga vand, peaks olema ülisoojad.
see on omaette trenn. Koormus on oluline. Tahate vanemad midagi vlogi öelda või? Kõige timmis Sten. Edvard? Mul on kõik hästi. Sul on kõik hästi? Ma olen täna juba 3 korda nutnud. Siis kui Sten vette läks, kui Sten veest välja tuli ja kodus ka korra. Ma ei tea, mitu korda saab veel täna nutta. Aga Stenil ujumine oli päris hea, isegi treener Marti ütles, et oli norm. Väga hea ju. Jah, 45 minutit. Rattasse minnes tundus, et ta oli täitsa nagu siuke värske, et ei olnud nagu surnud, ei tõmmanud ennast võib-olla kinni, mida ma kartsin. Praegu siis lähme sinna laagrisse. Kuskil seal on neil tagasikeeramise punkt, ma ei tea, täpselt pean vaatama, kust kaudu me sinna üldse sõita saame. Ma ei ole veel mäppi vaadanud. Eks auto juures peab hakkama vaatama. Tulime Stenile õhu paljastma, et finišis oleks nunnudele vastu joosta. Ja siis nüüd me vaatame neid. No nii, Sten jookseb. Meil oli väike kanker selle tema nägemisega seal rattarajal korraks nägime. Me tegelikult oli plaanitud, et me lähme kindlasse kohta. Me läksime vahepeal õhupalli ostma ja siis me pidime tiirutama mööda Sauet ja laagrit ja ühesõnaga me ei jõudnud mitte kuskile. Ja siis lõpuks see äpp on iga veits pange ja juhtus niimoodi, et me sõitsime autoga, et hakkame siis linna poole sõitma. Isesku vaatame, Sten tuleb vasta. Siis õnneks saime korraks aknast karjuda, aga ja mu vanemad ka mingi lihtsalt vaatasid, et jaa, Stenini on aega veel ja siis tegelikult ta tuli nagu kohe. Et nüüd me lähme vaatame, kus Sten on. Tule!